Ahoi kotkad, mis toimub siis? Et täna tuleb jälle sükene natukene varustuse review'd siis. Ja me mõtlesime, et tegelikult vesi on jahe. Prooviks õhtul jälle tonkatada. Aga mitte lihtsalt tonkatada, vaid äkki luts sööb juba või? Et otsime mingit suuremat ussi päeval veel ja võib-olla leiame veel jääkambrist krevetti ka paneme otsa. Et ühesõnaga vaatame, aga nüüd kõigepealt varustuse juurde, et saime Armitekilt jälle ühe lambi, milleks on siis mis ta nüüd ongi siis Wizard G2VG, et see peaks olema nüüd sükene lamp, siit andmeid saate lugeda siit pealt, mis siis teeb seda rohelist valgust. Ja see on nüüd sükene, mis pähe ka käib, on ju. Siin on näha, et näed õlakoti, ütleme seljakoti rihma külge, kus iganes külge, kiivri külge, vöö külge või paelaga pähe. Et seda hakkame siis vaatama õhtul ja hakkame nagu proovime siis kala ka püüda, aga see lamp ongi hea. Siin üks auk meil on ju siin taga, kohe siin samas lähedal meil, kõige lähem see auk, kus jõkke saab loopida, neid tonkasid on tegelikult naabri suhtakendi all. Ja selle lambiga on jube hea seal võib-olla toimetada. Võib-olla nii hästi kaamerasse pilte ei hea ja valgust nii hästi ei näita, aga samas ei näita ka jälle naabri akendesse kogemata valgust. Ja üleüldse, sükene tahad märkamatult metsas liikuda, siis ja ega tal ei ole ainult see roheline funktsioon, tal on siin ka tavalised funktsioonid ja max luumenid näitab siin 1020. Et jah, vaatame siis. Teeme selle lahti ja vaatame, mis siin sees on. Sees instruktsioonid, nagu ikka. Siin jälle see metallklamber, millega vöö peale saab panna siis ja tihendid, lisatihendid, peapael. Ja siia käib niimoodi see, okei. Siia käib see plõksti sisse muljuda ja siis jälle see magnetiga laadija. Nii, ja lamp ise on siis siin. Pista võtab välja, ma ei saa ühe käega toimetada. Et ei ole mingi väga kobakas, suur, raske, nagu meil see üks pealamp esimene oli, ma ei mäleta, mis see mudeli nimi oli ja siis see taktikaline üks teine. Aga vaatame. Siin tuleb keerata. See on see, et tuleb keerata seda alt kinni, siis ta hakkab tööle vist nii. Okei, see on see valge. Oi, pimestab ära. Nüüd läks selle vilkua peale. Ja see on see roheline versioon siis. Vau, päris lähedalt silma näidata on päris võimas on ju. Aga seda peab hakkama siis pimedas vaatama, et mis ta on. Ja. Üks, kaks, kolm tavalist seda lambi võimsust ja siis see roheline. Aga ega midagi, mis siin oskab ütelda, et paneme selle siia külge praegu. Ops. Ja peapaela peab timmima endale sobivaks ja seda lampi vaatame siis õhtul edasi, kui pimedaks hakkab minema. Ja nüüd hakkab siis lutsupüügi aeg. Et just läks pimedaks, aga tegelikult nii pime veel ei ole, et kohe seda lampi testida ja vaadata. Et ma näen tegelikult õnged sisse visata ka ilma. Aga mis meil siis söödaks on, täna on 2 krevetti ja lihtsalt hästi suured ussid. Ja number 4 konksud mul suuremaid ei olnud praegu. Et 2 õnge, mõlemal 2 konksu, hetkel 2 õnge. Ja siis jah, tegelikult ei jõudnudki poistega püüda. Et too päev oli nii
õudne väsimus õhtul ja ka sadas ja liiga paha ilm oli, et ei viitsinud. Et nüüd oleme hoopis päev hiljem või 2 päeva hiljem isegi vist jah. Poiss läksid ära Kairitiga, siis proovime. Aga siin on hea, kui me hakkabki sadama, siis tegelikult me mõtlesime, et me saame siin nii-öelda varju all istuda ja siit vaadata ju, kui seal kõliseb midagi, et siit on kuulda küll. Siit on ju mingi sükene, 30 metra või 35 metra sinnani, kus meil õnged on jões. Aga ega midagi, söödastame ära, panemegi siis mõlemale õngele ühe kreveti, ühe ussipuntra. Ei söö ära neid. Ja lähme siis kui õnged sisse ja vaatama. Nii, mul on midagi küljes. Kairit võtab selle, mulle roheline valgus praegu kõige lahjuma peale. Ära või? Ei ole. Mis toimub? Ongi luts. Sittagi pole näha. Vaata. Ei ole näha või? Vaata. Nii. Ja ongi luts. Ongi luts. Vai värki. Kuhu jääb jess. Jess, aga nüüd on... Mille peale tuli? Kreveti peale tuli. Vai siis. Ma ütlesin sulle, et kõlises sa ei kuulnud. Jaa. No ega midagi, nüüd tuleb lahti opereerida. Ilusti see väike nunnu läheb tagasi. Ja laseme selle venna tagasi praegu siis. Nii, hopsti. Ja läheb. Pani minema. Jess, õng tagasi ja vaatame edasi. Ei no, et konksud söödi puhtaks. Minu omal, jälle. Jah. Ma olin just eemal seal väliköögis, ei saa eemale minna. Aga vaatad enda oma kasva. Filmima? Mul on järgmine end küljes ja ongi. Täiesti pekkis. Jah. Sinu oma oligi, mis kõlises järelikult. Ja mille peale? Seekord ussi peale. Aga hästi pisike tüüp peale. Kurat, kas suurem? Ma pole kunagi lutsu puutunud. Tegelikult ei, ma ei puutu ka. Ma tahan enda esimest ise puutuda, ma ei taha sinu oma näppida. Las see suust välja. Nii, ja mine siis on lõuge vahel ja jess. Hetkel on siis väike paus. Pole praegu keegi võtnud rohkem. Üks häire veel oli siin vahepeal ja oli söödud ussid otsast ära, aga no see võis olla ka turb või keegi teine, kes siin öösel sööb, aga siis ongi moment proovida seda lampi, vaadata kõik funktsioonid läbi, mis tal on. Et tegelikult see roheline valgus, Kairit ütles, et ta ekraani pealt eriti ei näinud seda. Ehk siis kaamera vist ei filmi hästi, kui see roheline valgus on, aga ise oma silmaga on küll hea vaadata sellega. Ja ta nagu ei ole jah, nii kaugele ei paista see valgus, aga vaatame, lähme siit kämpsa valgusest eemale ja hakkame vaatama. See on siis kõige lahjem, tavaline see valgus. No, näitab ka küll, kui oleks vaja kuskil nii-öelda lihtsalt telgi ümber toimetada. Paneme järgmise taseme. See on siis vingem nüüd natukene. No, see on juba täitsa okei. Ma ei oskagi meetrites öelda. Niimoodi kaugele ta näitab. Aga ikka on, näed üle selle sopi ka juba siit ja ära paneme kõige vingava. See juba näitab. Päris okeilt. Ja. Paneme siis selle rohelise valguse ka. Nii, roheline esimene tase. No, sellega on just päris hea niimoodi luurata kuskil, et kaugele see valgus ei paista. Järgmine. Ja, näitab ka, põhimõtteliselt ta näitab nagu tundub nagu umbes sama kaugele kui see tavaline valgus, aga ta ei ole nii intensiivne lihtsalt. Aga sellest Armitekist ma sain aru, on ka punast versiooni, mina võtsin nagu rohelise.
ma ei tea, võib-olla hakkab vähem silmadele või mulle niimoodi ma mäletan vähemalt nagu kui ma kunagi Kaitseliidus sihukest lampi kasutasin. Noh, siis olid need filtritega, lihtsalt sai ette kruttida mingisuguse erinevat värvifiltri, aga jah, ei, mis ma oskan öelda. Täitsa okei lampi siin niimoodi toimetada. Aga mis ma avastasin, et ööusside otsimiseks on see päris hea. Et nad vist ei näe seda valgust nii hästi kui tavalist, et ma olen siin juba päris mitu saanud. Need osad ikka põgenevad küll ära. Nad ikka tajuvad seda valgust ja kardavad, aga minu arust nagu see rohelise valguse kõige nõrgem tase ikkagist neid nii palju ei ehmata kui mingi valge valgus. Et ma nüüd võtan siin ööusse juurde. Et mul ei olegi ööusse praegu muidu konksu otsa panna, vaid tavalisi lihtsalt mingid suuremad ussid, mis kompostist leidsin, aga nüüd vaatan ööusse siit omale. Näed, seal on üks valaskust. Topsti, ja sain sabast kinni. Teine ka siin kohe. Pani maasse ära. Näed. Niimoodi. Et õngede juures midagi ei toimunud, siis korran nii ka usse. Et pärast on paremat sööta ja kui... Noh, täna rohkem ei saa, siis võib-olla mahub sellesse videosse veel järgmine lutsupüük ka. Proovib siis mingi päev veel. Nii. Rihva ots hoia üleval ja keri hästi kiiresti. Kiiresti keri. Kiiresti. Ükskõik kas jääb kinni või mitte, keri kiiresti. Nii häiritel midagi toimus siin. Mida ots käis, kas on midagi küljes? Ongi, tõsta nüüd. Sinu esimene luts, kuule. No esimene nunnu. Jaa, esimene luts, nii. Tahan puutuda nüüd esimest korda luts on praegu. Kolmastena. Hea loom. Mõnus libe elukas. Võta ta lise see suust ära. Limase käega võtan selle nüüd. Minu esimene nunn. Võttis ussi. Vaata, mõnus libe elukas. Jumala kihvt loom. Ja nägid, ei mingid kõlinat, ots vaikselt käis ainult. Võttis ühe ussi, ma panin sulle ööka külge. Tahaksin talle musiga teha, kui tohib. No. Mine tagasi. Ui, kurat. Mine tagasi. Ei käe küll kinni, mine tagasi. Ops. Yes. On järgmine õhtu ja on aeg jälle õnged sisse visata, et teeme ühe õhtu püügi veel sellesse samasse videosse. Aga täna, mis siis teistmoodi on see, et ei saja veel vähemalt ja ei ole tuult, et täna on niisugune pilves, aga vaikne õhtu. Aga mine tea, õpime alles seda veekogu siin ju tundma, et viskan sisse ühe õnge kõigepealt, sellepärast et teisel eile rakendus ei põhja ja siis tulen siia välikööki tagasi, teen teisele ka uue rakenduse külge ja viin teisega sisse, aga selle vahega ka veel, et täna krevetti ei ole enam, et panen öökad iga konksu külge ja aga õng sisse ja vaatame, mis toimuma hakkab. Nii. Ja esimene täna ka käes, aga jälle väike. Kõik on nii väiksed, mis siit tulevad. No mis seal ikka? Viskame selle väikse tagasi ja ootame, äkki ikka mõni suurem tuleb ka. Opa, no nii. See on juba natuke suurem kui eelmine. Et see on juba aasta vanem poiss. No nii. Aga see pole ikka veel mõõdus. Ehk siis selle laseme ka lahti. Aga katsume konksu kõigepealt. Oi! Konksu kõrist kätte saada. Jube sisse söönud on. Ei ole võimalik.
tead, mis sellega on? See on mõlemad minu konksud sisse söönud. See on 2 konksu korraga sisse söönud mu rakenduse küljest. Jäi vist kaamera peale ka. Et see raisk sõi mõlemad konksud sisse. On nahne jurakas. On nahne jurakas. See kerib, nagu ma õpetasin. Nii, tunned midagi? Ei, ma ei tea, võib-olla tunnen. Ei ole. On. Ei ole. Keri veel, on väike jälle. Jälle väike poja. 3. täna jälle. Kurat. Saab, mine lähemale. Võta tornillist. Ära sisse astu. Ära astu. Mul on kummik. Seal on sügav kalda ääres. Jep, poja läks, tegi mulksu ja läks ära, ma just kuulsin. Okei. No selge. Näe, ussi näris ära. Väike poja jälle oli küljes. Aga see oli hästi pisike, ma nägin, tuli järgi. No selge. Ühesõnaga, näeb ikka midagi selle rohelise valgusega ka kaameras, aga mitte nii hästi. Aga paneme uue ussi külge ja vaatame edasi. Õngel on midagi küljes, aga Kairit ise läks keiuga tegelema, nii et ma tõmban ise välja. Siin on jah midagi. Ja mis asi see on siis? See on meil üldse turb siin küljes. Nii et jah, see tüüp läheb tagasi. Seda ei taha. Nii. Ja ma ei saanudki aru mingil põhjusel, et minu õngel oli ka vahepeal luts otsa imenud ennast. Ja mis selle tüübiga on täpselt sama teema nagu teisega. Kairit õngega ennem oli mõlemad ussid sisse omale söönud, aga see on juba suurem poiss, aga ometi alamõõduline. Aga noh, mis seal ikka? Ei ole. Jaa, ei on ikka, näe. Aga kurat, see on turb hoopis. Turb väike, jah. Noh, väike turb jälle. Ei midagi, see läheb tagasi. Nii kiirelt, nii. No nii, sul on midagi otsas. Tunned midagi? Ei. Kuule, ma ei tunne kunagi. Kui on, siis on mingi väike. On külge küljes. On külge. Luts, aga väike jälle. Hästi pisike jälle. See on nüüd mingi 15 centimeetrit või natuke rohkem. No täna söövad. Söövad täna, aga nüüd lõpuks peaks hakkama suured tulema. Paiga. See on nüüd hästi väike. Jaa, noh, see ikka. Järgne külses. Minu oma. Tundub nagu midagi, aga võib-olla ei ole ka. On, midagi on. Ui, kurat, tuli ära. Midagi oli, aga tuli ära. No jah, mis seal ikka. Paneme uue ussi külge ja ei olnud midagi suurt igal juhul. Nii, ja keri. Tuli ära või? Tuli kurat ära. Aga ta oli, ma tundsin ju. Oli jah? Muidugi oli. No siis ei ole midagi teha, paneme jälle uue ussi ja jah, ära näritud. Vot siuke lutsupüük siis eile ja üleeile oli, et luts sööb küll, kahju muidugi, et suuremat ei saanud. Et siin täna tuleb ka õhtul pilvine, aga sajune, aga täna ei viitsi enam rohkem püüda, teeme ühe lutsuvaba õhtu nüüd ka. Ja keda huvitab siis siukene Armiteki lamp või mõned teised Armiteki lambid, siis minge sinna Armiteki lehele, link on all kirjelduses ja meil kehtib seal ka sooduskood, mis annab 15% soodustust. Võt, nii. Aga mingi õhtu kindlasti veel, jah, proovime siin lutsu, eks neid lutsuvideosid hakkab nüüd veel tulema, sest et siuke jahe aeg ja
kui ikka Luts Aplalt sööb, siis küll me nüüd üks hetk need mõõdulutsud ka kätte saame. Aga ega midagi, keriga magama ära kratid ja näeme järgmises.